sõna protsent, mida see võiks tähendada? Koosneb kahest osast. Pro, see on millegi kohta ja selline asi. Cent. Ma ei tea, mis keelest ta õieti tuleneb, aga see tähendab 100. Noh, nagu ka, ütleme, 1 euro koosneb 100 sendist. Ja miks siis sendist? Sellepärast, et neid on 100 tükki 1 euros. Ja paljude valuutadega on niimoodi, et see väiksem ühik on sent. Ja sent tähendabki 100. Kas ta nüüd tuleb ladina keelest või ma ei tea, kust ta tuleb, aga inglise keeles on ta percent ehk 100 kohta, see protsent. Siis saksa keeles on ta protsent. Ja muidu üldiselt ta ongi niimoodi protsent. Eesti keeles öeldakse ka protsent, aga võiks öelda ka sajandik, sest et kui me niimoodi kirjutame, siis see ongi 1% ehk 1 osa 100. Et kui meil on mingisugune asi jaotatud 100 väikseks jupiks ja sellest on võetud ainult 1, siis see ongi 1%. Ja siis on meil veel 1/1000. See on siis promill 1000 kohta. Oled sa kuulnud sellist sõna nagu promill? Promillides mõõdetakse selliseid asju, mis on umbes sellises suurusjärgus nagu 0,007 näiteks. Kui on nii väiksed arvud, et me jõuame tuhandikeni välja, siis see 0,007 on 7 promilli. Aga protsentides me mõõdame selliseid asju, mis on umbes sellises suurusjärgus, nagu näiteks 0,08, sest see jõuab sajandikeni. See tähendab kümnendikud ja sajandikud, eks ole. Ja seda me saame ümber kirjutada niimoodi, et see on 8%. Protsendil on eraldi sümbol ka. Seda sa oled kindlasti näinud. See on selline kaldkriips ja mõlemal pool on nullid. Ma ei teagi, miks ta niimoodi 1 0 siin ja teine 0 seal on. Ma pole uurinud, aga võime seda meelde jätta niimoodi, et 1, 0, 0, 1, 0, 0. Eks protsent on 1 osa 100. Promillimärk on 2 nulliga all. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ehk 1 osa 1000. Kui me siin jaotame ühe pulga nüüd, mis on 1 terve, näiteks pooleks, siis siin all, kus ei ole mitte midagi veel, see on 0%. Ja siin lõpus, kui see on mingisugune pudel näiteks, ja see on täitsa täis vett või midagi sellist, siis siin üleval on 100%. Ehk ta on täis. 1 terve, kõik, see on siis 100%. See, mis on üle 100%, see tähendab, et ta ajab üle terve. 110%, 120%. Ja kui ta veel ei ole täis, siis ta on 0 ja 100% vahel. Näiteks, kui ta on pool täis, siis mitu protsenti ta võiks olla? 50. Täpselt, 50% on pool. Ja kui on 3/4, see peab olema täpselt 50 ja 100 vahel. 75, jah.
ja kui on veerand? Just, siis on 25%. Ja kõiki neid arve me saame ümber kirjutada ka osamääradena. 0 on ikka 0, 0 on alati 0. Ja 100% on 1. Ja need kõik on 0 ja 1 vahel siin. Ehk siis see on 0,25. See on siis 0, kui palju? 50%. Jaa, 0,50 ehk 0,5 ja 75% on 0, just. Ja me saame neid ka liigosamääradena kirjutada ümber. 0 ja 1 on ikka 0 ja 1, siis 1 neljandik tuleb siia, 1 osa 4 on 0,25, aga 0,5 on 1 mitmendik. Aga kus on viiendik? 1 viiendik peaks olema kuskil siin all, sest 1 viiendik on 20%. Kirjutan selle siia poole. 1 seitsmendik on veel väiksem osa, siis me jagame 7 osaks. 1 seitsmendik on kuskil siin. Aga ta on täpselt pool. See tähendab, et me oleme terve jaganud mitmeks osaks. Et ta oleks täpselt pool. Siis oleks niimoodi. Kui me oleme 3 jaganud, siis on 1 osa, teine osa, 3 osa. Aga kui meil on täpselt pool, siis 1 osa on siin, teine osa on siin. 8, jah. 1 osa 2 on pool. Aga palju siis 3 veerand on? Vaata, nüüd ta peab olema natukene rohkem, ta ei saa enam 1 olla. Sellepärast 1 kahendik on maksimaalne, mis saab olla 1. Kõik, mis üle selle on, peavad olema siis 3 või 4 või midagi sellist. Aga vaatame mitmeks osaks me peame jagama, et me saaksime selle seina siin kätte. 1, 2, 3, 4 osaks. Seega siia alla tuleb 4. 1, 2, 3. Loeme kokku, et jõuda siiani. 3 neljandikku. Ja samamoodi, kui me 75 jagame 100-ga ja teeme lihtsamaks, jagame 25-ga läbi, saamegi 3 neljandikku.